hommikut, kätte on jõudnud 23. detsember ja me oleme juba Kõrvemaal, sellepärast et terve hunnik päkapikke on siin stardivalmis filmida. Hello, isegi kui tagasihoidlikud kõik on, tere. Päkapikk kapten, rasked alla. Koit härad. Põhimõtteliselt poole peale, mis tähendab seda, et Iglocraftis sees filmimisosa on läbi saanud ja siit on jäänud korralik mess järele, mille ma siis plaanin siin nüüd kohe kokku korjata. Aga see on nii äge, et Sportlandi erinevad kauplusjuhatajad olid nõus tulema Kõrvemaale ja tegema meiega koos siin pulli, sest see ikkagi võtab mõned tunnid ja nagu nii äge. Nüüd nad läksid sinna metsa vahele, te ei näe siit, aga seal on väiksed punased täpid kuskil. Roger ja Märt läksid siis metsa vahel action kaadrid tegema suuskadest, siis on veel ratta action kaadrid ja siis on veel jooksu action kaadrid ja see on nii kuidagi rahuldav vaadata, et asi, mida sa oled visualiseerinud, mis on kontseptsioon olnud, päriselt ka päriselus nii-öelda toimib, et läbi kaamera silma näeb täpselt sama äge välja, kui ta nii-öelda meie peas nägi. Nii et ma jõuan oodatud seda lõpptulemust näha, aga mõtlesin, et ma hakkan siis otsast pakkima, kuna nii pea kui me action kaadritega ühele poole saame, on meil vaja Tallinna suunas lennata, siis let's get packing. Me oleme jõudnud päeva viimasele shootile ja seekord ma ei tea, kas te juba näete siin nagu kodu järgi suudate ära aimata, kelle lummav kodus on. Mis me tegema hakkame? Filmima. Robiga. Robi, kuidas sul see kingi ostmine õnnestus meil siin? Väga, ma arvan, et talle meeldib. Tegelikult päris elus talle meeldiks, aga meie sketšis talle kahjuks ei meeldi see pann ja see on minu suurepärane pakkimisüllitis, mis võib-olla vajaks natukene lihvimist. Aga hakkame pihta! Ma olen tagasi tuttava rolli juures, ehk siis päkapikk! On aeg päeva kõige raskemaks osaks. Ma istun autos ja üritan gameplan'i paika panna enne, kui ma poodi sisenen, aga jah, ühesõnaga, mul on vaja minna osta nüüd kingitus oma poolvennale ja ta naisele ja lapsele ja oma poolajale ja mehele. Ja see on minu jaoks selline struggle, kuna ma ei taha kunagi kinkida asju lihtsalt kinkimise pärast. Ma päriselt tahaks, et neil läheks seda kas vaja või neile väga meeldiks see, aga kuna ma ei tunne neid väga hästi, siis see on nii raske. Nii et ma mõtlesin, et äkki on strateegiliselt hea lüke see, kui ma kingin neile asju, mida nemad on mingil hetkel mulle jõuludele kinkinud, sest üldjoontes, kui sa ei tea, mida inimesele kinkida, siis sa kingid seda, mis sulle meeldib. Nii et ma oletaks, et äkki neile siis need asjad meeldivad. Ma ei tea, kas see võib olla mingi teooria äkki või? Ühesõnaga, ma istun veel natukene ja mõtlen välja, mis need kingitused olla võiksid, et me ei peaks poes lihtsalt edasi-tagasi käima, vaid läheksime kohe nagu strateegiliselt asjade järgi. Nii et proovime välja nuputada. Wish me luck! Me jõudsime stuudiosse tagasi, et teha kiirelt veel mõned viimased tööasjad ära, enne kui me lõpuks puhkusele saame minna, mis kestab reaalselt 3 päeva. Aga meil on stuudios käinud päkapikud. Sann, ma oletan, et see on siin oma. Ma võtan selle. Mida pekki, kui äge lihtsalt. Ehk siis Sportlandi päkapikk käis siin vahepeal. Okei, vabandust.
Sandra, see on sinu oma, ma tahtsin sinu oma juba saata. Nii, see on minu oma. Ehk siis Portlandi Päkobi Keisi käis meil siin vahepeal. Oh my god. Ja see on maailma kõige ägedam asi. Nagu eriti kui sa reisid, siis panna jalanud sellesse kotti. Oh my god. Oh my god. Võite kokku lugeda, mitte kordama. Oh my god, juba on öelda siin video jooksul. Vaatame, mis siin sees on. Nii. Tada! Maailma kõige praktilisem kingitus üldse nagu, kellel ei lähe vaja sokke. Thank you! Ja siis otse loomulikult piparkoogid ja koordikene. Nii armas. Me oleme kodus tagasi ja Lillu on juba võtnud leboasendi sisse. Minul sellist luksust veel ei ole, sest nagu te nägite, käisime me shoppamas, et saada täiendavaid jõulukingitusi ja see tähendab vaid ühte. Meil on vaja kõik need asjad ka ära pakkida ja kui ma tavaliselt olen see inimene, kes aeg-ajalt läheb lihtsama vastupanu teed ja võtab kinkekoti ja paneb asjad lihtsalt sinna sisse, siis täna Liisu Miller filmimisel ütles, et nii mõnus on ju, kui sul on pakitud paberisse ja sa saad selle lahti rebida ja otse loomulikult tal on õigus. Nii et ma annan endast parima ja vähemalt need asjad, mis on full on kandilised, ma siis pakin ilusasti pakkepaberisse ära, ma isegi ostsin siukse nupsikukese, ma mängin seda beauty bloggerit nüüd, siukse ilusa paberi sisse ja enne seda ma näitan teile siis, mis mu struggle'i tulemus on. Ma pole kunagi käinud shoppamas kingitusi nii kaua, ma arvan, et see võttis mingi tund aega. Et kuna ma üldjoontes tunnen oma sõpru väga hästi ja ma panen alati kõrva taha, mida nad võiksid tahta, siis seekord oli nagu, see oli keeruline. Mul pole õrna aimugi, kas mul õnnestus või ma full on failisin, aga eks me seda siis näeme alles homme. Aga ma näitan teile vähemalt ära, mis ma siis ostsin. Ehk teile meeldib, mulle endale tegelikult väga meeldivad need asjad, mis ma lõpuks välja valisin. Kõige esimene on siis Devonile. Tema on siis meil 4-aastane poisiklutt ja ütlen ausalt, kuna mu sõbrannadel kõigil on tüdrukud, siis ma ei tea, mis poistele meeldib. Aga nagu see tundus cool ja see tundub nagu siuke, siin oli kuskil märksõnad, et see arendab loovust ja see arendab motoorikat nagu can it get better than that? Ja siin on autod ja helikopterid, et ma tahaks arvata, et see töötab. Nii et see kingitus on meil siis Devonile. Devoni emmele, ehk siis mu venna naisele oli, ma ei tea, raske oli. Aga kellele ei meeldiks mega mõnusast materjalist pleed, mille sisse ennast kerra keerata külmadel talvekuudel, nii et ma võtsin talle siis sellise pleedikese ja juurde ka natukene fancy-maad näomaskid, et ta saab nagu mega chill õhtu lihtsalt teha. Nii et ma loodan, et talle meeldib. Ja siis vaatame, mis meil siin veel on. Vennale. Nii, vennale, kohe panen talle ekraaniga. Vennale võtsin ma siis mega praktilise kingituse, milleks on SSD-kaart, kuna ta tegeleb pildistamisega. Mul läks ripse silma. Oota, üks hetk. I'm on it. Kohe tulen tagasi. Üks hetk. Nii, we're all good. We're alive. Sai ilusasti ripse tagasi kammitud. Aga jah, ühesõnaga, ta tegeleb siis pildistamisega, sõudjate pildistamisega ja mõtlesin, et fotograafil läheb ikka ju alati vaja ekstra mälumahtu ja mul endal on täpselt seesama SSD-kaart, see on üliõhuke, ülimõnus, ülikiire. Nii et ma tahaks loota, et ehk talle see meeldib. Võiks ju meeldida. Siis õele võtsin ma siukse nupsiku raamatu, mis on full on klassika ja sinna juurde ühe küünla. Sest siis, kui nad käisid meil jõuludel vanasti, siis ta alati kinkis mulle küünlaid. Nii et ma tahaks selle strateegia põhjal, mis ma teile enne mainisin, oletada, et talle võiksid need ka meeldida. Nii et ma võtsin gin and tonic lõhnalise. Polnud õrna aimugi, et mulle võiks siuke lõhn meeldida, aga kuna ma nuusutasin näost kõik küünlad läbi, siis see oli üli siuke huvitav lõhn, ta on nagu värske, samas mahe, et mulle tundub, et see toimib, ma arvan, et talle võiks meeldida. Ja siis ta mehele ma võtsin
siukse mingi mängukese, mis on müsteeriumite lahendamine või siuke nuputusülesanded ja kuna ta mees, nii palju kui ma teda kohanud olen, tundub täpselt siuke vend, kellel meeldib nuputada, ta töötab IT-õpetajana, et siis äkki võib meeldida ja rohkem vist ei olegi, jah, saimegi ühele poole, see tähendab nüüd siis seda, et mul on vaja kõik see ära pakkida ja hakkame otsast pihta. Et pakkimisjumalad olid minu vastu ekstra helded täna, sest kõik see läks nii kiiresti ja ladusalt ja ühesõnaga, enamus asjad on meil ilusasti pakitud, meil on siin Temani kingitus, Fredi kingitus, Anneli kingitus, Jaanuse kingitus, Anneli kingitus, Fredi naise kingitus ja pool naise kingitusest on veel pakimata, sest see on pleed ja seda ma kohe kindlasti kinke paberisse panema ei hakka. Nii et homme hommikul, enne kui me Muhumaal hakkame minema, siis käime poest läbi, ostame mõned kinkekotid, sest mul on ka vanemate kingituste jaoks vaja kinkekotte, kuna riided ma täpselt samamoodi ei hakka paberisse panema ja veel vähem hantleid nagu. Nii et homme hommikul on meil vaja veel seda teha ja meil on tõenäoliselt vaja suht vara ärgata ja startida, kuna terve õhtu on sadanud mõnusat laia lund. Te kõik teate, mis see tähendab. See tähendab seda, et meil on valged jõulud. Aga see tähendab ühtlasi seda, et homme on teeolud täielik saast. Nii et meil on vaja startida väikse varuga, et me jooksime ilusasti praami peale. Nii et on aeg see vlogikene kokku tasapisi pakkida. Meil on siis eelviimane vlogmassi päev. See on nii äge olnud lihtsalt. Ma juba vaimusilmas kujutan ette, kui äge on, et kõik need mälestused on kuhugile talletatud, sest detsembrikuu sai tööalaselt oodatust veel tihedam ja samas ka põnevam, nii et ma olen nii excited ja mul on nii hea meel, et ma selle tee ette võtsin ja egast midagi, meil on üks päev veel jäänud. Tšau!